Mina näen, et üha olulisem praeguses maailmas on hakata ennast vastu võtma sellisena, nagu me sündisime, sellisena, nagu me oleme loodud. Kui sa oled sündinud peenisega, siis sa oled poiss, sinust kasvab mees. Sa oled meessoost. Ja kui sul ei ole peenist, siis sa oled naine, tüdruk, naissoost. Ja ükskõik kui palju me ennast värviks või hormoone ei sööks, rindu ära lõikaks või kasvama ei paneks, me ei muutu tegelikult kellekski teiseks. Ja me läbime elus kõik erinevaid raskusi. Aga need raskused ei peaks meid panema mõtlema, et me peaksime olema keegi teine. Me oleme loodud meeste ja naistena ja mehed ja naised on erinevad. Ja kui sulle on antud mehe roll siin maailmas, siis võta see uhkelt vastu läbi nende kõigi raskuste, mis sinu elus on. Võib-olla sul ei ole korralikku eeskuju, et olla mees või korralikku eeskuju, milline peaks naine olema. Aga sa lähed kõigest sellest läbi ja eriti lihtsalt, eriti kindlalt lähed sa sellest läbi siis, kui sul on Jumal, kes sind aitab läbi Jeesus Kristuse. Jeesus annab täiesti uue elu, täiesti uue maailma, uue hingamise ja toetab igal hetkel kõiges, mis iganes sinu elus on. See postitus on meeste ja naiste, poiste ja tüdrukute teemal, küll aga on tegelikult väga palju muid teemasid, mille puhul usk aitab.